Hei, ma olen Sära ja ma kaldun arvama, et kui sa juba siia videoni oled jõudnud, siis tead sa ka midagi tänava noorsootööst. Aga kui ei tea, siis las ma selgitan lühidalt. Tänava noorsootöö tähendab, nagu nimigi ütleb, noortega kontakti loomist tänaval, väljaspool noortekeskust. Kindlasti oled tähele pannud, et noored veedavad üsnagi palju aega tänavatel. Mõned tahavad lihtsalt koos olla ja hängida, võib-olla skateparki minna. Aga osade jaoks on tänav lihtsalt ka turvalisem koht. Meie töö noorsootöötajatena on luua nendega usalduslik suhe ja seda ka hoida. Kindlasti peab meeles pidama, et tänav on nende keskkond ja seal kehtivad ka nende reeglid. Aga et see tänavatöö lihtsam oleks, anname teile mõned näpunäited. Tänaval käiakse kindlasti baaris, sest esiteks nii on turvalisem, aga teisalt ka endal lõbusam. Kindlasti pead sa tundma oma baarilist, mis on tema võimed ning kuidas on temal mugav seda tööd teha. Aga samas ei tasu unustada ära enda vajadusi. Kui sa tunned, et täna ei jaksa, ei pea minema. Oluline on, et sa oleksid päriselt kohal ja saaksid noortega kontakti. Enne väljaminekut pange paika ka selle päeva plaan ja põhieesmärk. Kas te tahate kaardistada uusi piirkondi, leida üles vanad tuttavad ja küsida, kuidas neil läheb või hoopis kutsuda uusi noori noortekeskusesse? On mõistlik kanda oma töökoha logoga T-särki, pusa või muud aksessuaari või hoia hoopis taskus mõni visiitkaart. Lisaks on praktikas väga kasuks tulnud tänavatöö seljakott, kuhu paneme kõik hädavajalikku ning ka muud pudipadi sisse. Näiteks visiitkaardid, noortekeskuse flaierid erinevates keeltes, tulevate sündmuste kleepsud, kaardimängud, plaastrid või sidemed ja muidugi enda tarbeks veepudel. Aga kuidas siis üldse kontakti luua? Kõige lihtsam on kas küsida mõni küsimus või teha kompliment, näiteks, sul on äge särk. Samas töötab ka alati seegi, lähme viisakalt juurde ja küsime, kas me võime korra teiega jutustada. Alati peab ütlema ka selle, kes me oleme ja miks me siin oleme, et ei tekiks mingisuguseid imelikke arusaamatusi. Mõnikord aitab ka see, kui leiad mõne teema või valdkonna, mis noort huvitab, näiteks tantsimine või suvel ujumas käimine. See aitab seda vestlust viia rohkem süvitsi ja annab ka sinule rohkem aimu, mis noortele meeldib ja mis ei meeldi. Vahel on edukas viis noorega vestluse alustamiseks hoopis mõni kaardimäng, näiteks turakas. See loob palju pingevabama keskkonna. Tihtipeale lähme aga tänavale lihtsalt fannima ja ka see on täiesti okei. Ehkki tänavatöö toimub üldiselt üsnagi rahulikus keskkonnas, võib juhtuda ka olukordi, mis lihtsalt vajavad sekkumist. Näiteks, kui noor suitsetab, tarbib alkoholi või on muul viisil linnapildis ohtlik. Sellistes olukordades kindlasti ära loe moraali, kuid anna lihtsate viisidega ka mõista, et sa ei aktsepteeri sellist teguviisi. Kindlasti anna märku, et sa oled noore jaoks pigem olemas. Näiteks suitsetamise puhul saad sa olukorrale läheneda enda huvidest lähtuvalt, öeldes, et mina hoolin enda tervisest, seega palun ära suitseta minu juures, et mina hoolin endast. See annab pigem talle rohkem eeskuju ja kes teab, ka väikestel sõnadel võib olla tulevikus palju suurem mõju. Meenuta, millega sina tegelesid näiteks 15-aastaselt? Kas sina tarvitasid näiteks tubakatooteid või alkoholi? Aga kuidas olid lood sinu sõpradega? Kuidas ühiskond sellesse suhtus? Mida sa oleksid tahtnud, et oleks tehtud teisiti? Ent siiski, pea meeles, et sinu ja sinu partneri turvalisus on kõige tähtsam ning vajadusel kutsu abi, mitte ära mängi kangelast. Suhtlemise puhul ole alati loomulik ja niisamuti ka kontakti lõpetades. Kui sa tunned, et vestlus sujub, võid alati jääda pikemaks. Entki tunned, et noorel on ebamugav või ta pole huvitatud suhtlema, täna teda viisakalt ei liigu edasi. Põhisõnum on see, et nad teaksid, et meiega on turvaline ja et meie juurde võib alati tulla. Kui sa oled tänaval ära käinud, on rangelt soovituslik ka oma kogemust reflekteerida. Selle jaoks on väga palju erinevaid mudeleid, aga kõige parem on, kui sa leiad enda jaoks just selle kõige õigema. Kindlasti proovi aru saada, mis läks hästi, mis läks natukene halvemini ning mida saaks tulevikus parandada. Nüüd oleme andnud sulle natukene mõtteainet ja suuniseid, milline võiks tänava noorsootöö välja näha ning kuidas selleks ette valmistuda. Selleks, et aga tänava noorsootööst rohkem teada saada, leiad lingi meie video alt. Ja mis seal ikka? Katseta ja veel kord katseta. Edu!